Aastal 2019 oli arvatud olema üle 600 000 narkootikumidega seotud surma. Sellest ajast saati on arvatud see number tõusnud olema kuni paari miljonini. Siin on meie kohalik narkodiiler demonstreerimiseks. Tere, härra! Kas teil kraami on või? Mind just kämmati. Kuidas narkootikume liigitatakse? Narkootikume liigitatakse tavaliselt 6 erinevasse kategooriasse. Ja selle lihtsustamise me kasutame nii nimetatud traagviili. Selle traagviili sisemisel poolel on mitte nii levinud ained, mida ei tunta nii palju ja selles mõttes ei kasutata nii palju. Ja siis traagviili välimisel poolel on rohkem tuntumad traagid, mis on kasutatud nagu rohkem levinumad ja rohkem tarvitatud ained. Seleta meile narkoringist. Tunnetust ja taju muutuva toimega ained, mis jagub 2 alamkategooriasse dissotsiatiivid, mille hulka kuuluvad katamiin, PCP, DXM, naerugaas, salvia, eeter ja dissotsiatiivide tarvitamine toob lisaks nägemise, kuulmise ja tajuga seotud mõjudele kaasa ka kehast eemaldumise tunde. Ning teise alamkategooriasse psühhedeelikumid, millesse kuulub LSD, psilotsübiin, meskalin või need järgmised ning huvitavalt ka kärbseseen. Psühhedeelikumad tekivad ainult nägemise, kuulmise või tajuga seotud pettekujutisi. Mis on teine narkootikumide kategooria? Mitme uimasti toimega ained ehk kannabinoidid, millest tuntumad on kanep ja sünteetilised kannabinoidid ning need kõik muud. Aga kuidas nimetatakse 3. narkootikumide kategooriat? Järgmisena on eufooriat tekitava toimega ained ehk opioidid, millest populaarsemad on heroiin, metadoon, bupreporfiin, oksüdoon. Need on nii jumala rasked, kurat küll. Nii, Kutike, räägi meile 4. ja 5. kategoorias. 4. kategooriaks tulevad pärssiva toimega ained ehk depressandid, millesse kuuluvad gabapentinoidid, olmekeemia ehk lahustid, liimid, lakid, bensiin ja nii edasi. GHB, zopikloon, temasepaam, diasepaam ja ka alkohol ja kõik see muu. 5. kategooriaks tulevad suhtlemis- ja empaatiavõimet suurendavad toimega ained, tuntud ka empatogeenidena, mille hulka lähevad MDA ja MDMA ning kõik need keskmises osas. Ning viimasena on ergutava toimega ained, tuntud ka stimulantidena. Selles kategoorias on kõik kõige populaarsemad narkootikumid. Kui keegi küsiks sinult, et nimeta üks narkootikum, siis sa tõenäoliselt ütled midagi siit. Selles kategoorias olevatest narkootikumid on järgmised: kofeiin, nikotiin, pseudofederiin, kat, metüülfenidaat, metaamfetamiin ja kokaiin ja lõppude lõpuks ka amfetamiin ning kõik need järgmised. Mis on narkootikumide mõjud organismile? Narkootikumid mõjutavad kogu organismi. Kuidas täpselt? Oleneb sellest, milline on narkootikum ja kuidas seda kasutatakse. Narkootikumide tarvitamise viis tavaliselt oleneb narkootikumist endast. Tuntud mõjud organismile narkootikumide tarvitamisel on nõrgenenud immuunsüsteem, südameprobleemid rütmihäiretest infarktini, iiveldus, oksendamine, valud alakõhus, teadvuse kaotus, suurenenud koormus maksale, mis võib viia maksakahjustusteni, krambid,
insuldioht ning ajakahjustuse oht. Vaimse tervise probleemid, hormonaalsed muutused, muutused söögiisus ja kehatemperatuuris, erinevad kopsuhaigused, muutused söögiisus ja kehatemperatuuris, narkootikumide tarvitamise ja vähihaigestumise vahel on leitud seoseid. Narkootikumide süstimine võib kaasa tuua veenide ja veresoonte tõsiseid probleeme ning erinevaid nakkusi. Sealhulgas narkootikumide tarvitamine võib põhjustada terviseprobleeme, vigastusi ja surma. Narkootikumide mõju all võib inimene sattuda situatsioonidesse, mida ta tõlgendab valesti või mis võivad muutuda talle ohtlikuks, näiteks joobes juhtimine või ohtlikudes piirkondades viibimine. See on kõik. Räägi müütidest, mis ümbritsevad narkootikume. Esimene müüt. Narkootikumid ei ole ilmselt kuigi ohtlikud. Mõned inimesed arvavad, et narkootikumide tarvitamine võib olla ohutu, kui nende sõbrad tunduvad probleemideta. Kuigi tegelikult võivad narkootikumide tarvitamisega tekkida palju lühiajalisi ja pikaajalisi probleeme. Narkootikumide tarvitamise ohutus on illusioon, sest sageli ei teata ainete tegelikku koostist ja mõju. Teine müüt. Amfetamiin aitab eksamiteks õppida. Mõned usuvad, et amfetamiin võib aidata eksamite keskendumisega, kuid tegelikult amfetamiin ei paranda õppimisvõimet. Amfetamiin on stimulant, mis võib tunduda energiat andmana, kuid hiljem võib tekkida masendus ja unehäired. Pealegi amfetamiin võib tekitada sõltuvust ja seal võivad olla lisanduvad ained, mis võib sind panna haiglasse või surma. Kolmas müüt. Nädalavahetustel peol ekstasi võtmine ei tee kellelegi liiga. Ekstasi ehk MDMA ostmisel ei saa kindel olla, mida see sisaldab. Näiteks Šveitsis pidudel tehtakse narkootikumide puhtuste teste, kus leiti, et 30% MDMA tablettidest sisaldab üledoosi ja ketamiini ja amfetamiini, muutes tarvitamise ohtlikuks ja ettearvamatuks. Neljas müüt. Kokaiini tarvitamine näitab, et kuulud rikaste ja ilusate hulka. Kuigi mõned rikkad inimesed tarvitavad kokaiini, on paljud kokaiinsõltlased võlgades ja proovivad raha hankida varastamisega. Edukus ei tulene narkootikumide tarvitamisest, vaid haridusest. Viies müüt. Mu sõbrad teavad narkootikumidest kõike ja on neid proovinud. Paljud usuvad, et nende sõbrad, kes on palju narkootikume tarvitanud, teavad nende mõjudes kõike ja neid võib usaldada. Aga see võib olla ekslik. Paljud kogenud tarvitajad ei tea narkootikumidest väga palju. Eestis on korduvaid narkootilisi aineid tarvitanud 4% ja korra proovinud 5% õpilastest. 6. müüt. Kui osta narkootikume sõbra käest, saab alati puhast kraami. Narkootikumide tootmine ja puhtus on kontrollimata. Tihti lisatakse neile suurendamiseks lisaaineid nagu laktoos, glükoos, aspiriinpulber, arseen. Seetõttu on võimatu teada nendest täpset kangust ja koostist. Isegi kui tuttav diiler väidab, et on ainet ise proovinud, võib sinu keha reageerida selle täiesti erinevalt. Baby, tú eres mala.